Selle aasta 19. veebruari õhtul kihutab Tallinna kesklinna suunas BMW, mis päris mitmes kohas põhjustab liiklusohtliku olukorra, kuni selleni, et põrkab Pärnu maanteel politseimaja juures kokku trammiga. Edasine on nagu komöödiafilmis. Autojuht tuleb autost välja ja põgeneb kuhu? Puu otsa. No siin Pärnu maanteel trammiteel Mati avarii tegi, ehmus ära, tuli autost välja, jooksis siia selle kommipoe katusele, siin kohe on ka politseimaja, seal kasvavad puud ja sealt katuselt siis edasi sai mees juba sinna puu otsa, kus ta seal siis istus päris tükk aega enne, kui politsei läbi rääki ja ta sealt ikkagi alla sai. Siin tuleb eristada kahte eraldi sündmust. Üks on see, mis on liiklusõnnetus ja see, mis sellele järgnes. Ma tooksin paralleeli siin Kreisi raadio ja Linnud Tõnisted sketšiga natukene. Aga tegelikult olukord oli lihtne, et üks härrasmees oli liikluses väga hooletu ja sõitis ette trammile, mille tagajärjel siis toimus üsna tugev kokkupõrge. Mis pärast juhtum hakkas? Pärast juhtumist mina nüüd väga ei kommenteerikski, sellepärast, et see on nüüd ei puutu sellest liiklusõnnetusse, aga oluline on siin see, et inimene saadi sealt puu otsast lõpuks alla, toimetati erinevate proovide andmiseks erinevate meditsiinilised asutusesse ja siis tehti temaga menetlustoiminguid. Politsei vormistas selle juhtumi eest talle väärteo otsuse, kus lausa 3 rikkumist, avarii, sündmuskohalt lahkumine ja narkootilise joobe kahtlusega sõiduki juhtimine. Mees kaebas politsei otsuse edasi kohtusse, kuid nähes seal, kui palju on tema vastu tõendeid, loobus kaebusest. Isik sai karistuseks juhtimiseks äravõtmise 12 kuuks ja siis ta sai ka rahatrahvi narkoaine tarvitamisest. Ta oli sellele õnnetuse toimepanemise hetkel narkojoobes? Ei, isikul olid narkoaine tarvitamise tunnused, narkojoovet temal ei tuvastatud, aga kuna narkootiliste ainete tarvitamine arsti ettekirjast on keelatud, siis isikule määrati karistus selle eest. Kas ta on kohtus või ütleme üldse eelnevalt seda andnud ka tunnistuse, miks ta niimoodi tegi, et miks ta sinna puu otsa põgenes? No isiku selgitused olid pehmelt öeldes segased ja menetluse käigus natuke nagu erinevad, et ega ta väga täpselt ei osa nagu seda seletada ja ühtegi loogilist põhjendust tegelikult otseselt ei toonudki, miks see puu otsa lõpuks jõudis. Mehe rahalise karistuse suuruseks jäi 1200 eurot.